Me istume nüüd Robiga siin laua taga väga lihtsal põhjusel. Meie koostöö väga hea partneriga Rovico, ehk siis kes on läbi meie saate inimestele alkomeetrid jaganud ja ma usun, et läbi selle on ka nii mõnigi elu päästetud. Ja loomulikult oleme me vahetanud partnerit. Rovicole suured tänud, 15 aastat oli meeldiv aeg. Ja nüüd siis räägime teile vähe moodsamatest alkomeetritest tänases saates ja need alkomeetrid ei tööta kuidagi teisiti kui just teie mobiilirakendusega. Ja, tegemist väga nutika lahendusega ja olgem ausad, ka meie üritame ajaga kaasas käia. Tegelikult see puhumisprotsess on ju täpselt sama, nagu ta on olnud aastakümneid, puhud ja öeldakse sulle, kas sa oled purjus või ei ole. Aga selle asja puhul on tore lisavidin see, et sellel programmil, mida te kasutate oma nutitelefonis, on väga palju funktsioone veel ja nendest me hakkame kohe rääkima ka. Ega meil pikka sissejuhatust polegi vaja teha, sest et meil on ju spetsialistid samas laua kohal ja räägime sellest uuest alkomeetrist. Kas vastab tõele, nii nagu me rääkisime, et see nutitelefon nüüd selle asja puhul hädavajalik? Jah, kui on tegemist mobiilsete alkomeetritega, siis mobiiltelefon on hädavajalik. Ühildub ta Bluetoothi teel ja näidu kuvamine käib mobiiltelefoni äpis ekraani peal. No räägi sellest süsteemist lähemalt, sest et ega vist ei ole väga palju enam inimesi, kellel nutitelefoni kaasas ei oleks ja kas ta ikka ühildub iga masinaga, et seda peab kindlasti ju öeldama. No ühildub iga telefoniga, millel on siis peal Androidi versioon 4.3 või kõrgem, samamoodi ka siis iPhone'idega. Ma usun, et kõik kaasaksed telefonid peaks sinna alla nagu mahtuma. Kui ütleme, et põhiline inimese puhul see, et kas ma tohin rooli minna või ei tohi, et kui täpselt need on ja millise tööpõhimõttega need ikkagi on, sest inimesele see alkomeeter, no mulle tundub, et mõne mehe jaoks on see hädavajalik, et ta peab ikkagi saama selle rohelise tulukse kätte, et nüüd võib minna ja nüüd on asi korras. No meie esmane soovitus on see, et kui joodud on, siis sõitma ei peaks, aga kui on ikkagi piiripealne olukord või järgmise päeva hommik, eks ole, siis alkomeeter Mobile Pro on võrreldav politsei alkomeetriga täpsuse poolest võtmehoidja. Backtrack Vio on siis kuskil ebatäpsus vahe on 5%, aga ma usun, et selle rooli minemisi saab mõlemaga ära otsustada väga lihtsasti. Eks meile meeldib ikka mõelda, et kui püss on laval, siis tuleb pauku teha, mitte et ma kuidagi propageeriks, aga vabandan selle vaatades, mul on siin üks väike topsike alkohoolset jooki ja ma joon selle ära, me teeme ikkagi testi ära, et kas asi töötab ja kuidas töötab, eks ole? Sobib, paneme äppi tööle ja vaatame. Topsik on joodud, me nüüd siit kohe puhuda loomulikult ei saa, et see põhimõte kehtib ikkagi, et natuke peab enne mõju ootama. Jah, täpselt sama nagu iga alkomeetriga 10-15 minutit võiks olla see aeg, mida ennem puhumist oodata, siis saab kõige täpsema tulemuse. No nüüd on mul natuke selle napsutamisest möödas, ega reaalne kontrolliaeg ongi tegelikult käes, kas ma võin rooli minna või mitte, kogus oli väike, aga sellegi poolest, kas ma ikka kain olen, või puhuda? Anname kuuma. promilli. Rooli minna ei saa. See tähendab ikkagi, et polnud piisav aeg, et võiks juba rooli taha istuda ja siit minema kihutada. Mida selle aparaadiga veel teha saab, sest ma ennem juba tegelikult siin paki pealt natuke lugesin, et tal on neid lisavidinaid ja lisavõimalusi veel, mis puudutab mitte just alkomeetrit, vaid seda programmi, mis on telefonis. Just, absoluutselt. Siin on võimalik oma tulemusi salvestada, neid hiljem võrrelda. Samuti näitab ära äpis olev lahendus selle, millal orienteeruvalt võiks olla kaineks saamise aeg. Seda ei saa nüüd võtta nagu puhta tõena, aga see on orienteeruv, eks ole. Samamoodi on siin kirjeldas siis selle joobeastme kohta, näitab statistikat kõikide tänaste puhumiste kohta, see on siis üle maailma kokku, eks ole. Samamoodi näitab ära, kus kohas see puhumine toimus, saab märkida, kas oli tegemist sinu enda puhumisega või sõber puhus, saab teha pildi, kes puhus või näiteks mis on üritus, saab lisada jooke, märkusi ja seda kõik hiljem siis ka sõpradega jagada, kas siis läbi sõnumi, Facebooki või mille iganes. Kus alkomeetrit praegu leida võib? Me jagame neid oma külalistele, kes meil käivad staarirallit sõitmas, aga tavainimene saab ka kuskilt ligi. Ja, kõige lihtsam on minna ja osta alkomeetrit Statoili teenindusjaamast. Samamoodi saab osta alkomeetrit ka meie veebipoest eurossek.ee.